see aeg, kui nüüd jääks see aeg veel seisma, aeg veel seisma. Kui nüüd jääks see aeg, kui nüüd jääks see aeg veel seisma, aeg veel seisma. Hei, on 9. juuni ja me oleme juba mitmendat päeva siin Laudaplatsil toimetamas, sest täna tuli traktor, hakkab kohe seda lauta veel sellest kevadisest allapanust tühjaks tassima. Ja mina võtan siin silopallidelt kilesid ära. Loomapidaja reaalsus on see, et umbes 2000 euro eest läks meil silo seast raisku, sest me kuulasime põllumehi ja tahtsime nii väga maid eelmine aasta, aga sellest väga midagi teadnud. Ühesõnaga, üks maa, mis tuli eelmine aasta ära teha, et see aasta endale saada, oli juba kehva. Seal oli väga palju kände, mullahunnikuid ja ühesõnaga selle maaga oli siis see lugu, et see oli nii kehva ja see silo tuli nii kehva ja meie seda oma loomast läbi laskma ei olnud nõus. Väga paljud loomapidajad peavad ka kehva sööta läbi laskma, sest lihtsalt ongi see, et kui see on kokku pandud, siis siin on see raha läinud, seda enam tagasi ei saa. Kas on rohkem raha, et rohkem sööta osta või teha võimalust. Ühesõnaga väga keeruline, aga meie otsustasin mitte oma loomadele anda. Meil on esimene aasta, väga tähtis aasta talledele. Seal kõhus võib see väga kehvasti mõjuda, et võihape ja muud kenad toksiinid. Ja lammastele endale ka muidugi. Ja me tahtsime, et kõik läks hästi, ehk siis seda me ei söötnud. Aga nüüd siis tuleb sellest lahti saada, et teha ruumi uuele silole. Ja see läheb siis sinna samasse sõnnikuhunnikusse lagunema. Ideaalis peaks see läbi purusti minema. Vaatame, mis see traktorist arvab, kuidas meie seda teeme. Vot. Sõidan Tallinnasse tööle ja Raiko läks täna Saksamaale mahekartuli ja köögivilja kasvatajate õppereisile. Ta on seal 4 päeva ja siis me oleme 4 päeva omapäi. Mu ema käib, aitab Ellat hoida need päevad, kus ma tööl pean olema. Lugu. Mõtlesin, et tulen räägin, mis vahepeal toimunud on. Meil käis eelmine esmaspäev siis veterinaar. Me osaleme tema parasiidi resistentsuse uuringus, mis siis tähendab seda, et 2 erineva siis parasiidi tõrje ravimi suhtes vaadatakse, kas siis meie lammaste parasiidid on resistentsed. Ja tuutedel oli niikuinii ravi vaja ja siis me saime seal osaleda. Neljapäeval käis Lamba- ja kitsekasvatajate liit meil abis tallesid kaalumas. Kaalusime siis 100 päeva masse, mis on midagi, mida peab jõudu
hoolduskontrollis olev kari tegema. Ja peale seda me ka võõrutasime nad, ehk siis talled läksid emadest eraldi. Talled on veel koos, aga lähevad ka üsna pea. Eraldi uudtalled ja jäärtalled ja emad on eraldi. Ja see selles mõttes läks raskemalt, kui ma ootasin, et see oli päris hirmus järgmine päev, kui täis need utarad olid. Ja ikkagi kõvalt ka ja nii, kuigi kõik see tehtud õigesti, uted jäid kõige kehvema maa peale nädalaks. Nädal ei ole veel möödas, aga selles mõttes. Ja talled said kõige parema maa peale. Ja tegelikult praegu juba utarad tõmbavad tagasi, on vist 4. või 5. päev. Aga lihtsalt, kuna ma ei ole varem seda läbi teinud, see tundus nii hirmus, ma mõtlesin, et kõik saavad mastiidi ja kõik läheb pekki, aga siis ma helistasin meie nii-öelda mentorile sellele, kelle käest me lambad võtsime. Ja rääkisin oma muret, et ta rahustas maha ja ütleski, et naisena sa tead, kui ebamugav see on, aga nii see võõrutus on. Paremat lahendust ei ole. Ja neil pole küll nagu... Kui sa teed kõik õigesti, et siis neil ei ole küll mingit mastiidi probleemi võõrutusest tulnud. Lihtsalt kuna meil siin kevadel oli 3 mastiiti, et siis see raavi ja see kõik on nagu nii kehva. Plus kui mastiit tuleb, siis on enamasti udar kindlasti pekkis ka. Ja siis on lammas ja praak. Aga tundub, et läheb ikkagi kenasti ja saame hakkama. Koos algusest ja lõpust kinni. Ühendame selles loos nad ühte sama ringi. Suuressa sõsma nakkapuus tie ei vilku noppisa siduus. Ma olestan nii paraja paks. Mu otsa rõnnis asjega väiku lats. Mu alamatse osani üks ette lävitasi ja päris korgõn olesi mul tsirkõpesekasti. Mu lehevarju annas kuumal suveaol. Mu all saas lats
vael olla vihmapaon. Vai haavissossa päälle rääkäkki hinnast. Kuutasi tarrenada kuule minna. Kui ma suuressa sõs ma nakkapuus. Tiia ei vilkom noppisa sidus. Ma veedy pikkust kasu ja kimmas alastuu. Küll apilases kuts mu mõni suure puukuul. Sääl koolin oppajas on vana kahardam. Kie ette nätas sammu perän samm. Kuis olla võisi tamm nii parajahe paks, et mu otsa ronni saasiega väiku lats. Kui ma suures saa, sõs ma nakkapuus. Vana kahardam mu välläopastus. Opastus. On 12. september, reede, tõin just lapse lasteaeda. Juhtunud on palju, aga energiat on olnud vähe, et seda kõike jäädvustada. Füüsiliselt ja vaimselt on olnud raske aasta. Tänaseks ma olen 25 nädalat rase ja enesetunne hakkab alles nüüd paremaks minema. Et mul olid mingid suured maoprobleemid, tiiveldus ja migreen, mis ka eelmise rasedusega alguses nagu oli palju intensiivsem kui muidu ja tavalisi rohtusid ei tohi võtta rohkem kui korra nädalas, aga kui sul 4-5 päeva nädalas peab valutab, nii et oleks vaja võtta, siis see on keeruline. Aga sellele vaatamata tuli kõik asjad ära teha loomadega ja muus elus. Käisin praktikal piimafarmis, mis oli ülitore, andis mulle ülipalju. Ja ongi see, et loomad jäävad haigeks ja hakkavad surema alati kõige ebamugavamal ajal ja nendega tuleb tegeleda palju. Ja siis ikka päris koledasti söödi veel neid päid ja kõrvu ja siis me üritasime igatepidi neid karjamaal ravida, spreitada, aga siis iga päev lähed sinna ja sa pead neid kinni püüdma ja siis esimene päev sa võib-olla saad püüda, aga siis see loom juba teab ja enam ei anna ennast kätte. Ja panime neile särke selga, salja kaela, mis nagu aitasid, aga siis neid tuli sättida ja ikka sinna alla piiluda ja hästi palju tööd. Ja ikkagi kohe, kui see rätik on ära, ta sügab sellele lahti, siis on sellele mingi parv, mingi mutukeid peal, kes hammustavad, segavad. Ja see lihtsalt oli mitte kunagi lõppev. Aga kohe, kui me tegime selle lükke ära, mida meile öeldi ka, mida soovitati, et lauda alla vähe putukeid, panime kõik kärbselõksud. Aga see tähendaski seda, et me pidime hakkama neid siis seal siloga söötma, meil leina ei olnud. Ja see oli ka jälle nagu iga siis 5 päeva tagant nagu tood selle uue rulli ja suvi ei ole nagu silo söötmiseks parim, sest kui on kuumad ilmad, siis see rikneb nii palju kiiremini. Ja lõpuks need oligi seal laudas nii palju, et nad sõid ära kenasti oma ajaga selle rulli. Ja nüüd nad on kõik karjamaal tagasi, aga siis on ka see parasiidi probleem, kuna on nii niiske ja siuke soodne aasta, sest niiskust on see parasiidil vaja, et sealt nagu
roojast siis ronida nagu või noh, taime pealt nagu ülesse poole saada, et sinna kohta, kus siis loom ta ära sööb. Igal juhul siis üks hetk läksid talladel kõik kõhud lahti peale seda võõrutust, aga siis see on ka nagu nii complicated, et kas need kõhud läksid lahti nüüd sellest võõrutusstressist, mis on nagu väga reaalne ja siis, et leida nagu see, siis viid rooja proovi ja ikka on vaja ravi ja siis noh, neile me tegime albendosoolikuuri, see on siis suukaudne ja sai kõik korda, aga siis jäärtalladel üks hetk läksid uuttalad läksid ära uutade juurde ja jäärtallad läksid tegelikult karjamaale, kus neil oli olnud 7 nädalat vahet. Aga ju siis oli seal ikkagi see parasiidi kontsentratsioon nii suur, et neil oli nagu tekkis mingi 4 päevaga siuke nagu ikka väga kole kõhulahtisus, mida ma ei olnudki näinud varem nagu nii hullu. Ja tegelikult nüüd üks päev lambist me oleme mingi 2 aastat juba oodanud karjavalve koera. Tegelikult saanud edukalt hakkama ilma, aga no kes ütleb, millal on see aasta või kord, kui nüüd tuleb midagi. Ja siis nüüd on sündinud üks pesakond, kus on üks on kutsikas saada. Saime isegi valida isane või emane. Valisime emase. Ja oktoobri lõpus peaks tulema veel üks koer, mis on crazy. Ma tegelikult ei ole valmis. Isegi selle kotsiga nagu see koertega tegelemine nõuab ka nii palju energiat. Rangeril on olnud nagu üli palju tervisega viimasel ajal probleeme. Kogu aeg tegelikult selle kõrvadega, aga nüüd see on jõudnud punkti, kus meil nagu väga palju häid valikuid enam ei ole. Ja olen siin suhelt igast Eesti ekspertidega ja mingi plaan meil praegu on, aga see on nõudnud väga palju raha ja aega ja nüüd ma treenin teda nagu selle plaani järgi natuke, et me saaks kõrvarõhtu alla panna ja nii kaua praegu ta on siis hormooni peal. Ühesõnaga see väga keeruline olnud ja Nova tuleb nüüd ära sterrida, sest ta võib iga hetk hakata jooksukas ja kots on nüüd nii suur ja Noval on samas ka viimane aeg lõigata, sest ta saab 6 sügisel ja korso kohta see ikka juba on vanus ka. Aga sellel on omad riskid, miks ma ka ei ole seda varem teinud. See ilmselgelt nagu muudab hormoone, kui ta on niigi kartlik, et siis ta muutub äkki nagu veelgi keerulisemaks ja seda nagu uriinipidamatust kardad ikka. Vot, ei ole see loomakasvataja elu lihtne midagi. Nagu oleks ainult loomakasvatus võib-olla, aga ei, see võtab ikkagi nii palju ja kokkuvõttes lööd siis kokku, et mis see nagu sisse toob, siis kõik tuleb mahu pealt ja seda mahtu pole. Ehk siis on hea, kui jääd nulli ja oma tööd ei arvesta, aga seda oma tööd on ikka jõhkrat. Eriti kui tahad liiga korralikult kõike teha. Võib-olla tuleb õppida natuke rahulikumat võtma mingites asjades. Kõik asjad ei pea kohe valmis olema ja nii edasi. Võt, aga eks elu õpetab. Kiirmus, kaarmus, varessele valu, harakule alu, mustale tsirgule muu tõbi, minu läts terves. Kiirmus, kaarmus, varessele valu, harakule alu, mustale tsirgule muu tõbi, minu läts terves. Ubinakene pau pojakõ, upa ubinakene pau pojakõ,
karule kaits kappatäyt rebäsele riideus, inne kuuva saad miilats terves. Upinakõne pau pojakõ, imelets mõtsa marju otsma, kuure marju korjama. Tuu sulle sukkatäve, kadajatse kannutäve, inne kuuva saat miilats terve.